Üks osariik sooritab demograafilise röövi, mis paneks isegi kõige kogenumad linnaplaneerijad ahetama. See on peaaegu täielikult kõrb. Maastik on nii karm, et see peaks tõrjuma igasugust kasvu. Kuid vaid 1 aastaga pakkisid 28 000 uut elanikku oma kotid ja kolisid siia. Vaadates Ameerika läänekaarti, näevad enamik inimesi surmalõksu, kuid tuhanded pered näevad siin päästerõngast. Arizonal on rohkem maad, Californias on rohkem raha, Utahil on rohkem vett. Ometi tormab see kõrbekuningriik kasvutabelite tippu. Üks särav linn, üks pahedest toituv tööstus. Kui sa ei olnud seal täringuid veeretamas või etendust vaatamas, polnud mõtet ringi hängida. Siis asjad muutusid. See on merepiirita osariik, mille veevarud kahanevad ja mille majandus sõltus varem täielikult turismist. Ometi näitavad numbrid, et Nevada edestab ajalooliselt suuremaid osariike, kellel oli tohutu edumaa. Miks? Et teada saada, sõida Renost ida poole mööda I-90 maanteed Tahoe-Reno Industrial Centerisse. See võib tunduda nagu iga teine tööstuspiirkond, aga see on teistsugune. See on Ameerika tarneahela selgroog. Sellest ühest kohast saab veok jõuda Seattle'isse, Phoenixisse või Los Angelesse 24 tunniga. Selle tõttu on tehnoloogiahiiglased nagu Google ja Switch kolinud siia koos Tesla hiiglasliku gigatehasega. See koridor ei ole lihtsalt lai avatud asfalt. See on innovatsiooni selgroog. Laod muutuvad robootika, tehisintellekti juhitud varude halduse ja droonidega abistatud tarnete mikrokeskusteks. Vähendades transiidiaegu ja vältides ummistunud sadamaid, saavad ettevõtted vähendada transpordikulusid. Töötajate jaoks on elamiskulud palju madalamad kui San Francisco lahe piirkonnas või Seattle'is. Tehnoloogiakeskused saavad kasvada ilma eluasemepuuduse surve all kannatamata. Renault idufirmadel on nüüd juurdepääs talentidele ilma igapäevase pendelrände õuduseta. See on mini-silikoni ökosüsteem keset kõrbe. Clarki maakonda ehitatakse täielikult ümber. Lõuna-Nevada pole enam ainult nädalalõpureiside sihtkoht. Sellest on saamas ärikeskus. Rahvusvahelised ettevõtted saavad võimaluse olla ühenduses lääneranniku sadamatega ilma rannikulinnade kõrgete kulude ja ummikuteta. Ja raha voolab sisse. Ainult viimase aasta jooksul on miljardid dollarid suunatud Hendersonisse ja Põhja-Las Vegasesse, et tugevdada Ameerika tarneahelat. Nevada kasutab oma madalaid makse ja kiiret asjaajamist, et võimandada sellist kiiret kasvu, mida on peaaegu võimatu mujalt läänest leida. Automatiseerimine, roheenergia, suured tehnoloogiaettevõtted, kõik neid tõmbab kõrbesse. See kõik on osa Las Vegas Global Economic Alliance'i plaanist. Nad on olnud selle praeguse laienemisfaasi võtmetegijad. Aastaks 2027 võib kõrbes saada Ameerika tootmise jõukeskus. Kuid see on kõik vaid pealispinnal. Üks suurimaid tegureid peitub mullas. Nevada asub uue hõbeda peal. Liitium, Thacker Pass, otse Humboldti maakonna ümbruses, sisaldab suurimat teadaolevat liitiumi leiukohta USA's. See üks sorg võiks pakkuda piisavalt liitiumi, et varustada 800 000 elektrisõidukit aastas. Nevada on järgmise sajandi elektritranspordi jõuallikas. Kuid akupõhise tuleviku ülesehitamine nõuab tohutul hulgal elektrit. Ja kõrbes on see probleem. Selle nõudluse rahuldamiseks astub Nevada siiski samme. See on ainus osariik läänes, mis ehitab jõuliselt ümber kogu oma elektrivõrku. Lipulaev projekt on Greenlink West, 760 kilomeetri pikkune kõrgepingeliin, mis ühendab Las Vegase otse Renoga. See tohutu energiamagistraal on ehitatud selleks, et toimetada suuri koguseid taastuvenergiat kõrbe päikeseparkidest otse Põhja-Nevada tehnoloogiakeskustesse. Ja see köidab ka teise tööstusharu tähelepanu. Andmekeskused võivad 2030 aastaks tarbida kuni 10% maailma elektrist. See on sama palju elektrit, kui suur tööstusriik nagu Jaapan tarbib 1 aasta jooksul. Avatud maa ja stabiilsete regulatsioonidega on Nevada muutunud nende rajatiste jaoks peamiseks asukohaks. Et need serverid töötaksid ööpäevaringselt, ehitab Nevada Gemini Solar Projecti. See asub vahetult Las Vegase lähedal ja toimib 1,4 gigavatt-tunni suuruse akuna. Kuigi osariik on endiselt ühendatud California energiavõrguga, võimaldab see projekt Nevadal oma tööstuslikku kasvu lahutada kõrvalasuva ülekoormatud ja vananeva California võrgu küljest. Tootes oma enda geotermilistest jaamadest ligi 950 megavatti, mis on piisav 700 000 majapidamisele, saab Nevada varustada oma kasvavaid tööstus- ja tehnoloogiasektoreid ilma Californiast sõltumata. Suurim läbimurre selles toimus Humboldti maakonnas, Project Redis.
Fervo Energy ehitas Ameerika Ühendriikides esimese kommertsliku täiustatud geotermilise süsteemi, mis kasutab sügaval asuvat kuuma kivimit energia tootmiseks. Nad on sõlminud suure lepingu Google'i hiiglaslike andmekeskuste varustamiseks. See on mitmemiljoniline projekt, mis on keskkonnale kasulik. See kasutab suletud tsükliga süsteemi, mis vajab vaevu vett. See sama maa-alune soojus, mis toidab Nevada energiabuumi, aitab vaikselt leevendada ka osariigi veepuudust. Selline näeb kõige kiiremini kasvav osariik seestpoolt välja. Võrk, mida ehitatakse nullist uuesti üles, et varustada energiaga tööstusi, mida siin 5 aastat tagasi veel ei olnud. Kui Nevada ehitab oma füüsilist infrastruktuuri, siis ta muudab ka oma õiguslikku infrastruktuuri. Sajandi vältel domineeris Delaware Ameerika korporatiivmaailmas. Kui sa asutasid suur ettevõtte, registreerisid selle seal. Kuid nüüd on tekkimas uus liikumine. Texit. Ettevõtted lahkuvad. See on väljaränne ja on ainult üks koht, kuhu nad lähevad. Riskikapitali hiiglased ja börsiettevõtted nagu Fidelity National Financial, Roblox ja AMC Networks lahkuvad Delaware'ist ning viivad oma juriidilised peakontorid Nevadasse. Miks see muutus? Delaware'i kohtud on muutunud ettearvamatuks. Nad tühistavad tohutuid tegevjuhtide palgapakette ja seavad kahtluse alla juhatuse sõltumatuse. Asutajate ja investorite jaoks on see õudusunenägu. Kuid Nevada nägi selles võimalust konkureerida teiste osariikidega. Nad lõid süsteemi, mis annab võimu tagasi omanike kätte. Juhatuse liikmed on kohtuasjade eest kaitstud, välja arvatud juhul, kui tõendatakse tahtlikku pettust või väärkäitumist. See oli tugev õiguslik kilp, mis kaitses kapitali kohtuliku ülemäärase sekkumise eest. Nevada erilised seadused muudavad selle osariigi tohutuks katsepolügooniks uutele ettevõtetele. Nad keskenduvad sellistele asjadele nagu tehisintellektil põhinevad laenud ja ülimalt turvalised digitaalsed müügid. Ettevõtted valivad Nevada, sest seal puudub ettevõtte tegevusmaks ja privaatsusseadused on tugevad. Kuid kogu selle kasvu tegelikuks kütuseks on raha. Täpsemalt öeldes riskikapitali raha. Kuna Nevadas puudub ettevõtte tulumaks, saavad need idufirmad laieneda teistesse osariikidesse, ilma et neid tabaks 2-kordsed suured osariigi maksukoormused. See teeb Nevadast ideaalse kodubaasi ettevõttele, mis soovib kiiresti kasvada. Kui sellised osariigid nagu California arutavad uusi makse rikastele, siis Nevada tulumaksusüsteem toimib kui magnet. Viimase 5 aasta jooksul on osariik meelitanud ligi $500 miljonit erainvesteeringuid. See on raha, mis oleks võinud jääda Californiasse, kui seal poleks olnud kõrgeid makse ja regulatiivseid takistusi. Aastaks 2030 oodatakse, et Nevadasse tuleb 10 000 uut ettevõtet, muutes ühe osariigi kaotused teise kasvuks. Suured tegijad ei koli aga ainult oma peakortereid. Nad viivad üle terved meeskonnad. Kui Roblox viis oma juriidilise asukoha Nevadasse, käivitas see tugiteenuste laine. Järgnesid advokaadibürood, raamatupidamis- ja värbamisfirmad. Nevada on katsepolügoon, mis rahastab tehisintellekti idufirmasid, mis poleks muidu rannikualade turgudel eksisteerinud ega ellu jäänud. Delaware ehitas oma ülekaalu üles rohkem kui 100 jooksul. Nevada võttis sellest osa vaid 5 aastaga. Just see kiirus on põhjus, miks Nevada on kasvutabelite tipus. Ja pea meeles, kui sulle meeldivad sellised geograafilised süvavaated, siis kindlasti vajuta tellimisnuppu. Nii saad esimesena teada, kui Nevada lisab veel ühe linna. Aga selles kõiges on üks probleem, mis võib osariigid täiesti seisma panna. Ja see on vesi. See on peamine argument, mida kõik kriitikud kasutavad. Nevada jääb veest ilma. Praegu on Medijärv umbes 34% täis ja esimese taseme veepuudus on juba välja kuulutatud. Paberil peaks Nevada kokku kuivama. Selle asemel õitseb ta. Miks? Sest osariik kohtleb vett nagu finantsvara. See strateegia on oluline osa Nevada kasvuloost ja inimesed üle kogu USA hakkavad sellele tähelepanu pöörama. Nevada on saanud maailma liidriks suletud ahelaga vee taaskasutuses. Peaaegu iga käll on vett, mida kasutatakse siseruumides, kraanikaussides, dušides või nõudepesumasinates, kogutakse uuesti, puhastatakse joogivee standarditele vastavaks ja suunatakse tagasi Medijärve. See annab osariigile tagastusõigusi. Iga tagasi pandud galloni eest saavad nad ühe välja võtta. See on toonud Nevadale suure võidu. Lõuna-Nevada kasutab täna inimese kohta 48% vähem vett kui 20 aastat tagasi, isegi kui elanikkond on plahvatuslikult kasvanud. Põhimõtteliselt nad kauplevad veega. Kõrb muutis ühe oma suurima väljakutse varjatud eeliseks. See on tõhusus, millega teised osariigid ei suuda võistelda. Siiski, kui Colorado jõgi langeb kiiremini kui insenerid ennustavad, võib isegi see süsteem murdepunkti jõuda. Kasutamata geotermilise energiavarud ootavad veel maa all.
Nevada ainulaadne geoloogia ei toida ainult kasvu. See on sisse ehitatud lahendus kõrbe kõige raskematele ressursiprobleemidele. See kiire laienemine sunnib naaberosariike omaenda probleemidega silmitsi seisma. Arizona laiali valgumine tähendab tuhandeid miile uusi torusid, elektriliine ja teid koos kasvavate hoolduskuludega. Iga uus miil kiirteed Phoenixi suurlinna piirkonnas maksab ehitamiseks ligikaudu $20 miljonit. See on rohkem kui 2 korda suurem summa sellest, mida Nevada tavaliselt kulutab 1 miili kohta maanteede laiendamiseks oma kiiremini kasvavates piirkondades. Vee transportimise logistiline kulu on samuti tohutu koormus. Vee pumpamine 336 miili kaugusele ülesmäge Colorado jõest Central Arizona Projecti kaudu kulutab nii palju energiat, et sellega saaks varustada 100 000 kodu. Nevada lühemad torujuhtmed vajavad sellest vaid murdosa energiat. Arizona Pineley maakonnas põhjustab põhjavee ammendumine maa vajumist igal aastal mõne tolli võrra, mis toob esile terava kontrasti Nevadaga, kus põhjavee taseme langus on olnud palju vähem dramaatiline. Idas seisab Utah silmitsi teistsuguse geograafilise kitsaskohaga. Wasatch Front, kitsas koridor, kus elab 80% osariigi 3,55 miljonist elanikust. Elamispinnad Salt Lake'i maakonnas maksavad keskmiselt $500 000, mis on peaaegu 2 korda rohkem kui eluaseme mediaanhind Nevadas. Nevada kiiremini kasvavad maakonnad. Veelgi põhja pool on Colorado Front Range'i ummikutes lõksus. 70% elanikest tõstes infrastruktuuri kulud kanjoni kiirtee laiendamiseks $10 miljardi. See on umbes 3 korda rohkem, kui Nevada on kulutanud sarnaste maanteede parandustele Reno ja Las Vegase piirkondades. Isegi Idaho seisab silmitsi tuleohtlike metsade ja Snake'i jõest saadava piiratud veevaruga. See tähendab, et nende kommunaalettevõtted on igal aastal investeerinud umbes $800 miljonit laiemasse elektrivõrgu taristusse ja vastupidavusse. Nevada enda tulekahjude ennetamise ja elektrivõrgu uuendamise kulud on olnud vähem kui pool sellest summast. Iga osariik, millest Nevada kasvab kiiremini, kehtestas jäigad süsteemid, mis neid piirasid. Süsteemid, mida nad ei suutnud piisavalt kiiresti muuta. Nevadal ei olnud varasemaid piiranguid, vaid vabadus kiiresti tegutseda. Nevada seadusandlus soodustab ka biotehnoloogia plahvatuslikku kasvu. Osariigil on laborimahukate ettevõtete jaoks võimas salarelv. See ei maksusta immateriaalseid varasid. Californias maksustatakse patentidest ja salajastest valemitest saadavat suurt tulu kõrge ettevõtte tulumaksuga. Aga Nevadas on see tulu kaitstud. Mis on tulemus? Paljud ettevõtted ostavad kiiresti suuri maatükke, et ehitada kõrgtehnoloogilisi laboreid kaugele rannikul tegutsevate regulaatorite valvsa pilgu alt eemal. Väiksem tegija võidab, sest tema rivaalid lämbuvad oma enda edu tõttu. Kõik algas 2023 aastal, kui California seadusandjad hakkasid arutama uut varamaksu, et lahendada eelarve puudujääk. Nad sihtisid jõukate elanike netoväärtust isegi pärast seda, kui nad olid osariigist lahkunud. Kuid Nevada pakub kaitset, põhiseaduslikku kaitset. Osariigi asutamisdokumendid keelavad tõhusalt üksikisiku tulumaksu, muutes selle hiiglaslikele ettevõtetele vabaks tsooniks. Tõeline šokk saabub siis, kui miljardär kolib oma ametliku elukoha Incline Village'i. Ühe ööga kaob terve California maakonna maksubaas. Nevada neelab selle rikkuse endasse ilma, et ehitaks ühtegi kallist sotsiaalprogrammi selle ligimeelitamiseks. Nad lihtsalt ei sekku. See on konkurentsieelis, mida California maksuseadused ei osanud ette näha. Kuid varamaks on vaid üks sümptom kriisis olevast osariigist. Keskmise sissetulekuga pered, kes teenivad 6-kohalisi palku, peavad kulutama peaaegu poole oma palgast üürile. San Diego's ja Bay Areas maksab tavaline kodu nüüdseks tublisti üle $1 miljoni ja see on veel tagasihoidlik hinnang. Kui 10 aastat tagasi maksis tüüpiline Nevada kodu $500 000, siis täna võib California pere müüa oma kitsukese bungalow $1,1 miljoni eest ja osta selle raha eest Nevadas 2 korda suurema maja, $500 000 eest. See tähendab $600 000 suurust omakapitali otse pangakontole ja näitab, kui palju rikkust Californiast välja voolab. Pole ime, et inimesed kolivad. 47% kõigist uutest tulijatest Las Vegase piirkonda on pärit Californiast. Nad toovad endaga kaasa rikkust, oskusi ja ambitsiooni. Nevada ei võta neid lihtsalt vastu, vaid pakub neile täiesti uut maksumaailma, kus tegutseda. Kuid California laguneb ka muul moel, mida vähesed täielikult mõistavad. Metsatulekahjudest on saanud iga-aastased katastroofid, mis sunnivad inimesi evakueeruma, hävitavad kodusid ja tõstavad kindlustuskulusid. See muudab kindlustuse saamise keskklassi perede jaoks peaaegu võimatuks.
Piirkonniti vahelduvad elektrikatkestused tabavad suuri tehnoloogiakeskusi ja linnakeskusi, vähendades ettevõtete tootlikkust ja muutes laienemise riskantseks. Lisaks energiale seisab California silmitsi regulatiivse labürindiga. Keskkonna-, töö- ja planeerimisseadused põhjustavad sageli aastatepikkuseid viivitusi ehitus- ja infrastruktuuriprojektides, lämmatades innovatsiooni juba enne selle algust. Nüüd seisavad ettevõtted paradoksi ees. Kas jääda ja maksta tohutuid üldkulusid ning taluda ebakindlust või lahkuda ja riskida turupositsiooni kaotamisega? Paljud valivad viimase variandi. Samal ajal liiguvad rikkus ja anded põhja ja itta. Silicon Valley kõige andekamad insenerid otsivad taskukohast eluaset, madalamaid makse ja kiiremaid ärilubasid. Asju, mida California enam usaldusväärselt ei paku. Hollywoodi produktsioonimeeskonnad lahkuvad odavamatesse, kiirematesse ja etteaimatavamatesse osariikidesse. Ettevõtjad põgenevad maksude ja kohtute ettearvamatuse kombinatsiooni eest. Ainult ajude äravool on vaikne majanduslik maavärin, mida väljaspool osariiki vähesed reaalajas märkavad. Aga sa ei saa igal aastal 28 000 inimest sisse tuua, ilma et midagi katki läheks. Nevada impordib rikkust, kuid samal ajal impordib ka nõudlus teenuste järele, mida praegune eelarve vaevu suudab katta. Ja asi läheb kiiresti käest ära. Koolipiirkonnad on ülekoormatud. Clarki maakond on riigi suuruselt 5. ja seisab silmitsi tohutu õpetajate puudusega. Las Vegases ja Renos tõrjutakse teenindustöötajad, kes teenivad $20 tunnis hinnatõusu tõttu välja. California mõju on tõstnud hinnad nii kõrgeks, et inimesed, kes töötavad kasiinodes, ei saa endale lubada elamist oma töökohast 50 miili raadiuses. See on Nevada kasvu suurim oht. Kui lihttöölised ei saa endale siin elamist lubada, äävad tehnoloogia ja logistikakeskused lõpuks tööjõust ilma. Osariik püüab avada föderaalmaad taskukohaseks elamuehituseks, kuid selleks on vaja kongressi seadust. See on võidujooks ajaga. Eluasemekriis on nähtav. Tervishoiukriis? Mitte nii väga. Praegu on Nevada keset tööjõukriisi, mis võiks enamiku osariike halvatuks muuta. Praegu jääb see meditsiinitöötajate arvult riigi keskmisest kaugele maha ning ainuüksi kasvava elanikkonna vajaduste katmiseks tuleb aastaks 2030 palgata tuhandeid tervishoiutöötajaid juurde. Selle lahendamiseks ei panusta Las Vegas enam ainult kaardimängule. Nüüd panustatakse ka kliinilistele uuringutele. Las Vegas Medical District kerkib uus $150 miljonit suurune meditsiinilise hariduse hoone. Eesmärk on muuta see piirkond bioteaduste inkubaatoriks, kohaks, kus laboriuuringud muutuvad reaalseks raviks, kuude, mitte aastate jooksul. Praegu teenib Nevada tervishoiust aastas umbes $20 miljardit, muutes selle sektori loomulikuks majanduskasvu mootoriks. Prognoositakse, et see toob igal aastal sisse $300 miljonit tulu, luues stabiilse ja kõrgepalgalise karjäärivõimaluse, mis ei sõltu sellest, kui palju inimesi istub blackjacki laua taga. Koos tervishoiuga investeerib Nevada haridusse ja kutseõppesse, mis on kohandatud selle uuele majandusele. Nevada ülikool teeb koostööd taastuvenergia ettevõtetega, et koolitada insenere, laboritehnikuid ja spetsialiste, kes saavad kohe asuda tööle osariigi kasvavasse puhta energiasektorisse. Siiski on ka Nevada laienemise imes omad piirid. Nevada taaskasutussüsteem ja veevarud annavad sellele veidi hingamisruumi. Puhvri, mida teistel osariikidel ei ole. Kuid USA Bureau of Reclamation on pakkunud välja Colorado jõest võetava vee ulatuslikku kärpimist, kui osariigid ei suuda peagi kokkuleppele jõuda. Vabatahtlikult kärbetega nõustudes asetab Nevada end vastutustundliku täiskasvanu rolli, julgedes föderaalvalitsusel sundida veelgi suuremaid kärpeid oma naabritele, nagu California ja Arizona. Kui Colorado jõe veetase jätkab langemist, ei piisa isegi suletud süsteemist. Kärped suurenevad ja see on elektrikatkestuse risk. Kui veetase langeb liiga madalale, lõpetavad Hooveri tammi turbiinid pöörlemise, peatades selle kasvu koheselt. Praegu on Nevada sisuliselt vaid ühe poliitikamuudatuse või ühe kuiva talve kaugusel ime lõpust. Seega ei saa nad raisata ei ruumi ega vett. Ja olles ühe rikkaima osariigi, mida mõned nimetavad Kalameerikaks kõrval, ei saa Nevada endale lubada aeglast tegutsemist. Osariigi õitseng sõltub kahest asjast, et California jääks jätkuvalt omadega jänni ja jões oleks jätkuvalt vett. Kui California peaks kunagi oma eluaseme ja maksuprobleemid lahendama, võib sissevool Nevadasse üleöö kokku kuivada. Ja kui inseneritöö ei suuda kuumusega sammu pidada, võtab kõrb tagasi selle, mis ta kaotas. Kuid Mojave kõrbes on eksimisruum imeväike. See muudab Nevada kasvu veelgi märkimisväärsemaks ja samas ka palju hapramaks. Aitäh, et täna minuga liitusid. Loodan, et sulle meeldis video.
Kui soovid näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaalu tellimist ja teavituste sisselülitamist. See tõesti teeb vahet. aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates MapBack.